Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Issand, ma olen ise nii excited. Nii. Vot, kus me siis alustame? Mul on ülimalt hea meel, et jälle tuled siia kuulama ja seekord on meil hästi põnev episood, sellepärast et see on täiesti nagu teises formaadis, kui meil muidu on olnud. Et kui muidu olen ma ise siin mingit monoloogi pidanud ja enda mõtteid jaganud või siis on mul mõni külaline monoloogi pidanud ja enda mõtteid jaganud, siis seekord on meil kokku 4 inimest, kes loodetavasti teevad hea vestluse, mitte ainult monoloogi ja jagame nii-öelda 4 peale neid mõtteid. Ja põhimõtteliselt see ongi selline natuke uus formaat siis, mis meil peale Kerli salvestust tekkis see mõte tegelikult, et kuna mina ise kuulan ka hästi palju erinevaid podcast'e ja ka välismaa podcast'e, et siis ma kuulan ka selliseid, kus ongi niisugune täiesti nagu vestlusformaat. Ja siis ma olen nagu varem ka mõelnud, et võiks nagu teha, aga ma tahan, et need inimesed oleksid õiged. Ja siis, kui me Kerliga, nüüd juba, ma ei tea, peaaegu kuu aega vist tagasi tegime tema podcast'i salvestuse, siis me jäime rääkima, siis ma jagasin seda mõtet ja siis, kuna mulle Kerli väga inimesena meeldis ja teile ka meeldis, et ütlesite, et tahaksite veel Kerliga podcast'e kuulata, et siis ma pakkusingi Kerlile välja, et kuule, et mis tema sellisest mõttest arvab ja siis mõtlesime koos, et keda võiks veel siia kutsuda. Ja niimoodi siis jõudsid ka Kene ja Irina meie kampa. Ehk siis see üks küsimus ka, et mis jõudis, oligi see, et kes kelle kust leidis. Võib-olla selle kohta me võime kohe natuke täpsemalt ka rääkida. Aga põhimõtteliselt see formaat ongi siis selline, et sina kui kuulaja saad küsida küsimusi meie kõigi nii-öelda Instagramide kaudu ja siis meie siin nii-öelda vastame ja arutleme nendel teemadel ja miks siis just nagu 4 inimest ja miks ma kindlasti võiks ise ka siin mõtteid jagada kõikide küsimuste kohta, aga ma arvan, et just see, et me oleme kõik nii erineva taustaga, et see just nagu rikastab meid täiega, et ongi erinevad arvamused ja me ei peagi kogu aeg kõik ühte meelt olema ja kõigil on nii erinevad kogemused. Vot, nii et see siis selle uue formaadi kohta. Kui läheb kõik hästi ja teile ka see meeldib, siis hakkab see olema kord kuus selline episood ja kui muidugi siin teised naisterahvad ka nii-öelda toimetavad edasi ja neile ka meeldib see, et siis me planeerisime kord kuus umbes seda teha. Ehk siis vaatame, kuidas läheb. Ja täna ongi siis nii-öelda esimene episood ja siin ma juba hakkasin esimesest küsimusest natuke rääkima, et kust nii-öelda see idee üldse tuli, onju, ja kuidas me teineteiseni jõudsime. Ma arvan, et me võiksimegi võib-olla enne, kui me lähme nagu süvitsi teemadesse, alustada siis sellest, et kuidas me üksteist leidsime, et vist Kerliga me juba rääkisime, et kust me Kerliga üksteisega nii-öelda tutvusime. Vist rääkisime sinu episoodis sellest, onju? Ja vist oli küll jah. Okei, siis me Võistluste ajal. võistluste ajal Ja. saime nii-öelda tuttavamaks ja siis kuidagi sattusin Tartusse ja siis sattus Kerli minu podcasti ja siis mina tean Irinat, et Irinaga me käisime siis Narva-Jõesuus Medical Spa's koos ühte nii-öelda nädalavahetust sisustamas siis ütleme niimoodi naistele, et sealt ma tean Irinat ja seal või enne juba hakkasin jälgima teda ka ja siis Irina, kas ma võin seda lugu rääkida, mis ma rääkisin sulle? Jah, võid. Ühesõnaga, võib-olla mõni teine suhestub ka sellega, aga vahepeal on see, et sotsmeedias tekib nagu mõnest inimesest täiesti teine pilt, onju. Ja ma hakkasin Irinat jälgima sellepärast, et meil oli juba pikalt planeeritud see nädalavahetus seal Medical Spa's, eks ju. Kui ma vaatasin ta Instat, siis ta tundus hullult purinane olema. Ja siis mõtlesin, okei, ma ei tea, huvitav, kuidas see nädalavahetus hakkab olema.
aga siis, kui me sinna kohale jõudsime, siis ma avastasin, et oi, tegelikult Irina on täitsa tore naisterahvas ja nii tark ja räägib nagu nii ägedat jutte, et mulle ta hakkas täitsa meeldima. nii et jah, see on see, kuidas ma Irinat tean. aga Kerli, kuidas Kene meie juurde sattus? Jaa, et kui sa küsisid, keda võiks kutsuda siia podcasti, siis mul tuli nagu Kene mõttesse, sest et ma tean, Kene oskab hästi huvitavalt rääkida ning Kenel on selline huvitav taust, on ju, ja mina tean Kenet nagu üsna pikalt juba, ma ei teagi, kuna me Kene tutvusime ja kas sina vist leidsid ikkagi tee minu juurde trenni, on ju? jaa, ja Reet Reimets soovitas sind aastal oli hea. 2020, siis 6 aastat, siis saab vast, ongi juba 6 aastat. Vau. ja et nii lahe. jah, ja Kene on käinud minu väljakutsete ajal nagu rääkimas noh, unes nagu ikka, eks ole. et aga nagu meil siin selgus, siis Kene oskab veel, ma arvan, väga paljudel teemadel kaasa rääkida, et mis puudutab ka psühholoogiat ja et selles mõttes jah, siis ma pakkusin Kenele välja, Kene oli nõus ja siin me nüüd oleme. nii äge. mul korra tekkis mõte, et enne kui me küsimuste juurde ka lähme, et me küll oma Instades nii-öelda tegime üksteise tutvustust, aga äkki nii-öelda esimese sellise episoodina sellises formaadis võiksime nagu ennast ka veel võib-olla lühidalt tutvustada, et lihtsalt, et noh, kui järgmisel korral, et andke meile märku, kas sulle meeldib niisugune formaat, et siis jagage muidugi story des ja Instas ja igal pool, ma ei tea, kas TikTokis vist ei saa veel jagada niisuguseid asju aga ühesõnaga jagage igal pool ja siis tagige meid ära ka, et siis me teame, et sulle meeldib see, aga võib-olla siis, kuna edaspidi on meil ka plaanis teha ju neid selliseid episoode, et siis äkki, mis te arvate, kui me teeme niisuguse lühitutvustuse, et igaüks räägib natuke endast, kes alustada tahab? ma teen siis otsa lahti. Davai. et hariduselt olen ma siis psühholoog-nõustaja, külalislektor siis Tartu Ülikoolis ka, Psühholoogia Instituudis, töötan Tartu Ülikooli Kliinikumis, lastekliinikumis neuroloogia osakonnas ja olen siis seal unespetsialist põhimõtteliselt raskematele lastele ja kõikidele Eesti lastele, kellel on probleeme unega. aga laste uneni ma jõudsin alles selline 6-7 aastat tagasi, aga täiskasvanute unega olen siis tegelenud 21 aastat. et alustades siis Tartu psühhiaatriakliinikust nende kõige raskemate klientidega ja olen siis ka teraapiat teen, kognitiivkäitumuslikku psühhoteraapiat ja skeemiteraapiat. ja minu lemmikhäired on ärevushäired ütlen kohe ära kui kellelgi on küsimus, siis vaatame üle. aga ja teine sertifikaat on siis somnoloog-tehnoloog kutse, mis on selline spetsiifiline eriala siis unemeditsiinis, et kes siis hindab uneuuringuid. ma lühidalt küsin, kus seda uneasja saab õppida, sest tegelikult ju Eestis noh, a la mingi ülikoolis või niimoodi ju ei ole mingit sellist eriala. noh, psühholoogias ka mitte, on ju. jah, et seda tõesti ei ole, et sa pead olema meditsiinis töötanud juba 6-7 aastat, et saada üldse Euroopa unemeditsiini komisjoni ette, et teha siis selline suur mahukas eksam ära. üldiselt on need Itaalias ja et sinna saada, peab sul olema siis erinevate arstide luba üldse, motivatsioonikiri, kaaskiri, siis palju erinevaid koolitusi üle maailma, et see on selline pikk teekond ja muidugi pead olema siis kõrgharitud tervisealal, et aga jah, et see on selline rätsepaõppes alguses ja siis muud asjad tulevad juurde, et mul lihtsalt vedas, et mul oli psühholoogia, et see nagu väga hästi toetab seda uneteemat ja vaimseid tegureid, et noh, ühesõnaga need said nagu miksitud kokku omavahel, sest ei ole vaimseid häireid või vaimse häirega inimesi, kellel ei oleks uneprobleeme et see on üsna kaasuv. see on siis üsna sarnane nagu Irinale, kuna Irina on ka üks eriline inimene, et ta on kutsega toitumisnõustaja, et mis on ka omaette teekond, et Irina, võib-olla räägid sina, kes sina oled?
okei, aga kõigepealt muidugi, kui Kene ütles 21 aastat töötanud, siis mul mingi veits error oli peas, et sa näed nii noor välja, et kuidas see ise mõtlesin sama. et nagu väike lühis tekkis. aga jah, selles suhtes, et mina tõesti kutsetunnistusega toitumisnõustaja, et toitumisnõustajaks ma õppisin kunagi 2019, 2020 äkki. Loomulikult on hästi palju täiendkoolitusi läbitud, aga see, mis sa välja tõid, et eks ju eriline justkui, võib-olla see on see, et kui väidetavalt Eestis on umbes 1000 koolitatud toitumisnõustajat, siis 22 on meil kutsetunnistusega. Et võib-olla jah, selles mõttes see on ikkagi niisugune natukene selline asi, et jah, et see teekond võib-olla ei ole jah, kõige nagu sihuke lihtsam, aga jah, need eksamid, kõik need asjad said tehtud. Aga lisaks jah, tegelikult siis olen omandanud värskelt rahvatervishoiu magistri ja põhitööna ma töötan Tartu Ülikooli ettevõtlus-innovatsioonikeskuses tervise ja toiduvaldkonna juhtiveksperdina ja siis tegelikult ma annan ka rahvatervise, tervisetähenduse ja toitumisõpetuse loenguid ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Vot. Siis väga tihedalt seotud tervisega. Jah. Nii äge. Ja Kerli, kes sina oled? Ma ei tea, teiega lühike. Kes tahab Kerli kohta täpsemalt teada, siis minge kuulake vist üle 2 või 3 episoodi tagasi me vist rääkisime sinust, nii et minge kuulake sealt täpsemalt, aga Kerli räägi lühidalt ka endast. Ma pikka juttu ei pea, et jah, et olen endine füsioterapeut, füsioterapeudina töötasin üsna pikka aega, aga siis nagu hakkas meeldima see ennetustöö, siis ma sattusin fitnessi maailma ja sealt edasi siis hakkasin ise personaaltreeneriks ja siin ma nüüd olen et 10 aastat fitnessiga tegelenud treenerina hakkasin tegutsema, äkki oli 2019, et ma päris kindel ei ole, aga jah, väga meeldib, mis ma teen ja teen suure kirega seda, et Nii lahe. Ma ei tea, kas ma ise tutvustan ka ennast, ma tunnen ennast nii nagu te kõik olete nii pikalt juba toimetanud ja teinud ja siis ma nagu, et ja ma olen 1,5 aastat olnud personaaltreener ja toitumisega tegelenud. Nii et selles mõttes minu arust see ongi nagu kõige ägedam, et te olete kõik nii targad, nii et ma teen jällegi, kui ma alati ütlen seda, et ma teen podcasti ainult iseenda pärast, siis mina tahan nagu õppida teist, et siis praegu mul on täpselt sama tunne, et kui ma neid küsimusi küsin, et ma pigem tahan teie mõtteid kuulata ja mis teie nagu kogenud olete. Nii et jah, ma ei tea, kas ma peaks pikemalt enda kohta rääkima, vist ei pea, onju. kõik teavad sind juba. Ja, kõik teavad mind juba. Ma arvan, ma olen nii palju endast rääkinud, et ei ole vaja nagu veel rohkem rääkida. Nii et ma arvan, lähme küsimuste juurde. Mis te arvate? Võtame ette. Nii, esimene küsimus ja ma valisin selle küsimuse, sest nagu mul on tunne, et igapäevaselt peaaegu küsitakse seda ja ma ise nagu puutun ka hästi palju enda klientidega selle küsimusega kokku. Ehk siis küsimus on see, et kas kaalulangus on ainult calories in, calories out või mängivad stress ja uni ka rolli? No nii, mis te arvate selle kohta? Mind nüüd hästi huvitab see. No ma võin näiteks tuua enda pealt täna näite, et ma magasin täna väga hästi ja mul oli hommikul kaal selline 400 grammi kohe madalam. Ja tegelikult ma olen korduvalt seda ikkagi pannud tähele, et kui magad halvasti, siis hommikul on kaal kõrgem, keha hoiab rohkem vett kinni, eks ole. Et kindlasti uni on väga-väga suurt rolli mängib ja samamoodi stress. Et kui sul ikkagi kortisooli tase on kõrge, siis on ikkagi see kaalulangetus, rasvapõletus ka ikkagi pidurdatud. Kas keegi teab teist täpsemalt, mis need mehhanismid selle taga on, sest ma arvan, et palju räägitakse vaata seda, et ja, et umbes kui on stress, siis on kortisool ja keha hoiab sul vett kinni ja kõik on halvasti, onju.
ja noh, unega samamoodi ju, kui uni on lühike, siis me ju ei taastu piisavalt ja noh, samamoodi kortisool võib olla nagu kõrgem, et mis see seos selle vee hoidmisega on? no tegelikult on see, et une osas kindlasti Kene oskab lisada, aga tegelikult ikkagi see krooniline unepuudus mõjutab ka reaalselt ikkagi isu ja nälga reguleerivaid hormoone, leptiini, greliini näiteks, ehk et ongi see, et sul tekivad rohkem isud magusa, rasvase, sellise energiarikka toidu järgi ja samas leptiin on see siis, mis justkui peaks meile ütlema, et okei, kõht on nüüd täis nagu, siis see regulatsioon on nii-öelda häirunud, kui inimene on unepuuduses. Ja tegelikult mina ise näiteks olen väga hästi ka enda pealt tundnud, et noh, täpselt seesama, ütleme, eks ju, magistritöö kirjutamine näiteks, unetunnid, noh, jah, neid on piinlikult vähe ja midagi ei ole teha, et noh, tegelikult sa võid olla hästi teadlik, eks ju, et ja, et mul peaks olema regulaarsed toidukorrad ja mis kõik sulle hea on, aga sa lihtsalt istud enam-vähem niimoodi, et tahaks nagu täiega, eks ole, süüa ja nii edasi. Ja noh, tegelikult stressiga on täpselt, no stressiga on selles mõttes lihtne. Stress tekitabki, eks ole, just nimelt stressihormoonid põhjustavad seda, et meil tekib kehas võitle või põgene efekt. Võitlemiseks või põgenemiseks meil on vaja energiat. Ehk siis tegelikult, eks ju, ongi seda, et esiteks on isu, aga seal tekib see probleem, et kui sul on energiat vaja, siis lihtsalt noh, ongi veresuhkur tõuseb, sellele vastuseks tõuseb insuliinitase. Kui insuliin on veres kõrge, siis tegelikult ei anna keha rasva ära. Ehk siis ei saagi nagu toimuda seda rasvapõletust. Ja noh, lihtsustatult võib-olla nii see ongi. Aga jah, ilmselt Kene oskab siit ka midagi head lisada. ei, sa juba, Irina, rääkisid põhiasja ära, aga jah, tõesti, et kui meil on unepuudus, siis meie prefrontaalne korteks, esisagar siin ees, tal ei ole enam nii head või meil ei ole enam nii head eneseregulatsiooni, mis vastutab selle eest. Ja meil on vaja nagu, meil tekib selline noh, tung, eks ju, rasva ja süskari osas, mis on tõesti seotud nende hormoonide düsfunktsionaalsusega, aga just see, et on vaja ruttu nagu dopamiini üles saada ja kuna eneseregulatsioon ei ole nii hea, siis ikkagi nagu selle ühe kommi asemel läheb nagu kaks suhu, et tihti inimene nagu muudab oma käitumist, et kasvõi see, et ma natuke võtan rohkem või siis näiteks toitumisajad muutuvad, et see enesedistsipliin on nagu väga-väga raske, et eriti kui see on nagu kroonilist laadi, et siis on kogu aeg on iga päev on nagu raske kõike seda ette võtta, mis sul on ette nagu seatud. Ja lõpuks, kui sa nagu murdud ja võtadki natukene rohkem neid kaloreid, siis tekib ju süütunne. aga jah, et see kogu meie eneseregulatsioon on nagu düsfunktsionaalne, et dopamiin tahab nagu saada ülesse, me tahame nagu seda hea tunnet ruttu kätte saada, sest inimene väga pikalt sellise halva tundega ei toimeta ja ta hakkab seda otsima igalt poolt nagu. Aga jah, see on nagu düsfunktsionaalne ja see regulatsioon on kehv, nii et võib-olla seda siia lisada. Aga jah, et muus osas on kõik sama, et nii lihtne see süsteem on, et see ei ole väga keeruline. Et noh, et mis siis veel, et tegelikult ongi hormoonid, greliin ja leptiin kindlasti ja dopamiin on väga suures osas serotoniin ja ongi nii. aga mis asi on üldse stress? Ma korra küsin vahele, mis asi on stress ja unevõlg? Sest mina olen aru saanud, et tegelikult inimesed justkui on ära harjunud sellega, et nad ongi kogu aeg väsinud. Nad ongi ära harjunud sellega, et nad joovadki oma 5 kohvi päevas. Nad ütlevadki, et ei, mul on nagu uni korras ja mul ei ole stressi. Kuidas teie defineeriksite stressi ja unevõlgu? Sest noh, jah, vaata, kui sa kogu aeg mingi asjaga ära harjunud, siis see ongi see sinu normaalsus. Aga kas see päriselt on see normaalsus?
Kene oskab võib-olla hästi seletada seda uneteemast. Ei, no selles mõttes, et sul on õigus, et inimesed harjuvad kõigega, et me harjumegi ju unevõla sümptomitega väga kergesti ära, et see krooniline väsimus, mis on selline epideemiline hetkel, et jaa, et me harjume selle tundega ära, et ei olegi energiat ja peangi rohkem toidulisandeid võtma ja peangi rohkem energiajooki tõmbama sisse, mis omakorda siis tekitab hoopis vastupidist reaktsiooni kehal, veel rohkem distressi. Et ta ei jõua enam nende ainetega nagu toimetada näiteks, et noh, kofeiini liigselt tarbimine tõmbab veel rohkem stressi üles, veel rohkem kortisooli, adrenaliini ja lükkab adenosiini hilisemaks ja see mõjutab jällegi unekvaliteeti või tekitab mikroärkamise aju EEG-s, et seal on nagu palju erinevaid asju, mis hakkab jadamisi juhtuma. Ja sa harjudki ära, et noh, et ühel hetkel, millal inimene aru saab, et noh, et ta on stressis, on see, et tema hakkama saamine ei ole enam nagu võimalik, et ta ei ole võimeline enam neid asju tegema, mis ta võib-olla 2 nädalat tagasi tegi või kuu või aasta tagasi. Et ta hakkab sellest vaikselt nagu aru saama. Ja noh, pikapeale ütleme kroonilise stressi või kroonilise unepuuduse tagajärjel tekib igasuguseid muid ägedaid haigusi. et on need siis hommikused migreenihood või ongi sinu tuju kõigub liiga palju, sa saad aru, teised inimesed annavad sulle teada, et kuule, et sa oled päris vihane kogu aeg või et sa ei ole päris see, kes sa olid. Et tekivad siis muud sellised haigused, et noh, ütleme, kui me vaatame hästi suurt pilti, statistilist pilti, siis number 1 on veresoonkonna haigused, et sa oledki 25-aastane noor, kellel on kõrge vererõhk. Ja selle põhjuseks on krooniline stress ja unepuudus näiteks. Kusjuures kunagi lugesin ühte uneraamatut, kus oli ka hästi toodud välja see, et põhimõtteliselt tõesti see magamatus nii-öelda muutub baastasemeks. Ehk siis sa põhimõtteliselt ei tea, milleks kõigeks oled võimeline, kui sa veel välja ka magad. Et see, aga muidugi jah, stressi osas ma võib-olla ka lisaks, et tegelikult ju noh, meil on ka nagu selles mõttes positiivne stress, et eks ju, mis paneb mind nagu tegutsema, aga noh, minu jaoks ongi võib-olla see, et noh, näiteks kui on mingi tähtaeg või mingi eesmärk on ju, et siis ma veitsa nagu nii-öelda stressan selle pärast, aga siis peaks tulema ikkagi see hetk, eks ju, kus sa nagu noh, tunned, et oh, nüüd on nagu mõnus ja hästi, aga kui sul tegelikult tuleb nagu veel ja veel ja veel ja veel peale ja tegelikult seda nii-öelda, eks ole, väljahingamise momenti ei teki, noh siis ongi juba justkui nagu probleem, eks ju, mis hakkab meil juba nagu tervist sööma. Et see, aga noh, jällegi, eks ole, kui jõudes nagu nüüd küsimuse juurde tagasi, eks ju, kalorid sisse-välja, et seda hästi, eks ju, armastatakse ja noh, tegelikult me ei saagi nagu öelda, et see ei toimi, on ju, noh, kui me võtame hästi mustvalgelt, aga just pigem ongi see, et kas tegelikult suudetakse, eks ju, seda kaloridefitsiiti hoida ja nii edasi, on ju, et see, kuidas me oma kehaga ümber käime ja lõpuks, eks ju, kõik need muud tegurid lihtsalt mõjutavad nii palju, et noh, me ei saa nagu nii mustvalgelt seda asja nagu tegelikult võtta, on minu arvamus. See ongi, ma tahtsingi tulla tagasi selle nii-öelda küsimuse juurde, on ju, et noh, me rääkisime nagu sellest, et okei, et kui sa ei ole maganud, siis noh, tekivad need nagu mingid isud ja asjad, on ju. Aga kui me võtamegi nagu mustvalgelt, et okei, et sa päriselt noh, ma ei tea, söödki päriselt oma selles kaloraažis, mis peakski olema defitsiidis kaloraaž, on ju, ja sul on nagu pidev stress ja ei maga, on ju, kas sul kaal peaks teoorias ikkagi langema? Kui sa püsid defitsiidis, kui sa suudad selle juures püsida, ma usun, et ta mingi hetk ikkagi langeb, aga täpselt sama, et nende hormoonide toimetus võib olla nagu aeglasem ja noh, seal tekib jälle, eks ju, see efekt, et kas sa suudad motivatsiooni hoida, kui see on nii aeglane ja kõik see, eks ju. Aga sisuliselt ja kuigi noh, jällegi noh, hästi palju taandub, et me küll arvutame kaloreid, me mõtleme kaloritest, aga tegelikult see kõik ongi arvutuslik, et jällegi me peaks nagu noh, mõtlemagi see, et ka kehamassi-indeks on lihtsalt numbrid, on ju, et kui on nagu ehk siis keha koostis ju määrab ka hästi palju, eks, et mis kaloraaž tegelikult töötab, et kui noh, kõik see tuleks tegelikult enne üles leida, kui see, et lihtsalt see number, eks ju, kui ei toimi, järelikult umbes sa ei ole noh, nagu defitsiidis, aga noh, jah, et päris maailmas keha nagu nii lihtsalt ei toimeta. Aga no mina nagu ise arvan küll, et loomulikult, kui sa suudad
kuidagi hambad ristis seda kaloridefitsiiti hoida ka stressi ja unepuudusega, siis ühel hetkel see kaal ometigi peab langema, noh, sellepärast et kui sa lihtsalt sööd vähem kui ära kulutad, onju. Aga küsimus on nagu see, et kui tervislik, eks ju, see on, kui kiire see on ja nii edasi ja kui jätkusuutlik, et noh, see on nagu omaette teema. ma saan ka sellest see aru, et kui me nagu noh, ma ei tea, sööme tähendab süsivesikut, saame glükoosi, glükoos läheb glüteeniks, eks ju, annab energiat meile seal lihases. Et tegelikult see glükeeni süntees või glükoosi süntees glükeeniks on düsfunktsionaalne sellel perioodil, kui inimene on unepuuduses krooniliselt, mis tähendab seda, et ta jääb, kui ta on defitsiidis näiteks, et tõenäoliselt siis see energiapuudus on see, mis hakkab kõige rohkem nagu killima neid nii-öelda, et ta on nagu stressis, ta on unepuuduses ja siis ta on veel defitsiidis, et siis ta on selline nagu hästi nagu ära pigistatud selline noh, ühesõnaga kõik on välja võetud ja see muidugi kehale väga nagu ei sobi, et ütleme niimoodi, et psühhoteraapias üldiselt me ei lähe enne defitsiiti, kui baasasjad on nagu korras. Lihtsalt, no see sest on see võtab, immuunsus, ma ta ei arvan, saa ei pea seda olema. tulemust, sellepärast ta ei saa seda tulemust nii kiiresti, kui võib-olla võiks, on ju, ja kui ta oleks terve näiteks, tal on kõik hästi tegelikult, elab väga tervislikku elu, und, kõike, et siis tegelikult noh, ta ongi motiveeritud seda tegema, aga kui see on nagu liiga pikk periood, kuni ta ootab seda defitsiiti, kui ta ise on tegelikult näiteks kroonilises stressis, väga raskes olukorras, siis tal ei ole enam seda motivatsiooni ja see motivatsiooni langus tuleb veel sinna vaimse tegurina juurde, mis hakkab siis seda muutma, et ma ei suuda enam, ma ei suuda, et see ei tööta. Noh, ma arvan, Kelly on seda palju kuulnud, et kuule, ma ei jõua, ma ei saa, ei lähe alla, onju. Ja siis sa hakkad nagu mõtlema, et okei, mis on nagu valesti. Aga kuna inimese keha on nii individuaalselt erinev, et ühele sobib ja teisele ei sobi, et mõni, kes talub stressi väga hästi, kellel on kiire dopamiini lahustumine ajus, need võivad olla nagu, ma ei tea, noh, sorry, aga vangilaagris ja neil noh, mingit probleemi ei ole sorry, aga noh, põhimõtteliselt kõik läheb ja kõik toimib. Aga kellel on väga aeglane dopamiini lahustumine või lagundamine siis õigemini, siis nendel on nagu väga keeruline ja mina olen üks nendest, kellel on isegi defitsiidis olles väga aeglane kaalulangus, et põhimõtteliselt no milligrammides läheb midagi. Et mina ei tohiks stressis üldse olla, kui ma peaks olema nagu defitsiidis. Lihtsalt ma just mainin. tahtsingi jõuda selleni, vaata, noh, meil Kerliga on ju mõlemal see võistluse taust ka, on ju. Noh, kus sa tegelikult noh, väga noh, see nii-öelda defitsiit ja see nagu olukord, noh, seda sa ei saa võrrelda võib-olla nagu noh, tavainimesega, kes tahab a la mingi kaalu langetada, on ju, sest noh, või noh, selles mõttes, et sa paned lihtsalt teadlikult ennast sinna olukorda ja noh, Kerli, sa oled vaata võistlejat ka nagu nii-öelda ette valmistanud ja noh, minul näiteks minu võistlushooaja jooksul noh, läks ka nagu, siis kui ma ilusti kinni pidasin, siis noh, oli nagu, pidi nii nagu nii-öelda minema, nii ka läks, on ju, kuigi noh, ma magasin, ma ei tea, vahepeal mingi 4-5 tundi ja ärkad seal, noh, ütleme nii, et mu une kvaliteet oli ikka väga halb ja noh, mul stressi selles mõttes ei olnud, aga noh, eks see, kui magada ei saa, siis ikkagi on stress, on ju. Et Kerli, kuidas nagu, kuidas sinu, kas siis võistlejatel või enda kogemusel võib-olla oskad öelda, sest ma olen hullult palju kuulnud ka seda, et justkui kaal jääb nagu toppama inimestel nagu a la mingi võistlusprepi ajal ja kõik see, et noh, ma arvan, et seal mängibki rolli siis see, et kas siis stress on liiga kõrge või siis uni on nagu halvasti, et Kerli, ja ma mis sinu toongi näite nagu enda pealt ja siis ühe kliendi pealt, et ma enda pealt näiteks toon näite, et see nädal enne Eesti meistrivõistluseid mul oli täielik stress, sest mu kaal lihtsalt ei liikunud alla ja nagu vahepeal tuli +2 kilo üles ja siis jälle tuli +3 kilo alla, onju, siis jälle 2 kilo üles ja niimoodi kõikus ja see tekitas mulle väga stressi. Ja nädal enne Eesti meistrivõistluseid ma veel kaalusin 60 kilo vist ja ma mõtlesin, olgu, ma lähen lihtsalt sooja tegema, mõtlesin, et relax on ju, et noh,
Peak Week nädalane võistlus ja ongi koormus madalam, eks ole, stressi vähem, siis ma tegelesin lõõgastusasjadega, rohkem magasin. Mul tuli kaal 2,5 kilo siis alla nädalaga, onju. Et mis näitabki seda, et noh, olingi stressis ilmselt ja noh, ega see 2,5 kilo ei ole ju rasv ilmselgelt, aga lihtsalt see vedeliku tasakaal meie kehas nagu mängib nii palju. Ja teinekord on see, et see kõigubki nii palju, et see peidab sinu rasvapõletust, et sa ei saagi aru, noh, tegelikult rasvapõletus toimub, su kaal langeb, aga lihtsalt see vee kõikumine kehas on nagu nii ebaühtlane võib-olla. Aga mul on ka olnud üks klient, kes nagu lihtsalt kaal ei lange, teeb, mis tahab, kaal ei lange. Ma ütlesin, okei, nädal aega võtsime koormust maha, ei läinud, ei astunud kordagi kaalu peale. Ja toiduga ma ei mäleta, me vist ei muutnud toiduga midagi, et ta ikkagi trackis on ju ja tuli nädalaga 3 kilo alla. 3 kilo alla. kusjuures mul on ülihea näide üks mu kliendiga ka, kellega, noh, kes on aastaid oma toitu nagu track inud, kogu aeg kõike kirja pannud ja siis, no ma ei tea, ma olen ikka jännanud väga palju selle kliendiga, siis ma olingi mingi hetk, nüüd just hiljuti ütlesin talle, et kuule, teeme niimoodi, et ära nüüd nädal aega, ära üldse midagi track'i, lihtsalt nagu söö seda, mis sul nagu, noh, keha ütleb või mis sul nagu tunne on ja lase nagu täiesti vabaks. Ta kirjutas mulle nagu, et elu on nii tore. Et noh, ta ikkagi sööb põhimõtteliselt enam-vähem samu toite, aga ta lihtsalt nagu ei jälgi enam nagu grammi täpsusega ja ei stressa ennast nagu selles mõttes. Sa saad ikka aru, et kui palju jah, tegelikult see stress ikkagi nagu mõjutab tohutult nagu. Ja ma arvan, et stress võib-olla mõjutabki kõige rohkem just seda nagu veekogus sinu kehas on ju, et kui palju sul seda vett kehas on, aga tagataustal see rasvapõletus ikkagi toimub, kui sa oled defitsiidis. Sest kui sa nagu oled võistlusteks valmistud ette, siis sa vahet pole, mis sisud sul on, sa jälgid oma plaani. Et sa ei võta seda 1 kommi asemel 2 kommi, sa ei võtagi seda kommi, on ju. Et tagataustal toimub, aga lihtsalt see, et sa näed kaalunumbrid kõikumas üles-alla, see tekitab sul meeletut stressi. Aga tegelikult see ei ole ju rasv, et see on vedeliku tasakaal, et enamjaolt. Väga hea. Ma arvan, siin me võimegi tegelikult selle järgmise küsimuse juurde jõuda, mis natukene nagu mingil määral läheb nagu samasse kohta, aga ma arvan, et siin Kenel on väga palju põnevaid asju rääkida ja tegelikult ma arvan, kõikidel on mingid mõtted siin, et ongi, et toitumishäired, binge eating ja depressioon, et kuidas jälgida toitumiskava ja trenni teha, kui kõik käib tõusude ja möönadega. Minu esimene küsimus on see, et kui kellelgi on toitumishäired ja mingid binge eating'u või depressioon, siis tal peaks üldse toitumiskava olema ja mingi range treeningkava. Mis te arvate? No selles suhtes, et mina näiteks toitumisnõustajana, kui minu juurde on sattunud inimene, kellel ma reaalselt kas tuvastan, aga kahtlustan juba, noh, eks ole, või siis tõesti on olnud see, et no asi on nagu selge, et tal on söömishäire, siis mina ikkagi suunan spetsialisti juurde ehk siis ikkagi ongi tihtipeale siis noh, läbi perearsti, psühhiaater, et mul on olnud klient, kusjuures, kes sattus isegi siis tegelikult ka haiglasse. Aga siin ongi seesama koht, et sa pead tegelikult aru saama, et kust jookseb piir, et mina näiteks mitte mingil juhul sellisele kliendile mingit toitumiskava või kaloridefitsiiti ei tee. Ehk siis enne tuleb ikkagi nagu kõige selle muuga tegeleda ja alles siis, eks ju, noh, vaadata sealt edasi. Noh, trenniga on muidugi nagu see, et noh, minu arust trenn aitab või noh, füüsiline aktiivsus aitab väga palju tegelikult vaimsele tervisele kaasa. Aga seda peaks ikkagi ka nagu koostöös ikkagi nagu spetsialistiga minu silmis vaatama, et kuidas ja mida nagu trenni osas teha, et noh, aktiivsus on nagu hea, aga vähemalt noh, minu seisukoht on see, et noh, toitumisnõustajana tegelikult ma ei käsitlegi söömishäiretega kliente, see ei ole minu pädevuses. Ehk siis ja noh, ma arvan, et ei ole kõige võib-olla toitumiskava nagu sellistele klientidele nagu pakkuda. Mis teised arvavad?
Ja ma korraks täpsustan, et jah, ülesöömine on siis binge eating, eks ju, ülesöömise häire ja on siis ka selline mittehäirena hetkel minu meelest ta häirena ei eksisteeri, on emotsionaalne söömine. Et need on siis kaks erinevat käitumist, et lihtsalt toon selle välja ja ülesöömine on siis tavaliselt see, et süüaksegi korraga hästi suur kogus, et seal ei pea olema nagu üldiselt mingit kindlat vallandajat, et kui emotsionaalse söömise puhul on siis kindel vallandaja, a la päeval läks midagi väga halvasti, see vallandas mingi emotsiooni, ma ei tea, viha, ärevuse, süütunde ja siis inimene nagu söömisega siis nii-öelda neutraliseerib seda emotsiooni ja ta saab sellest siis sellise ajutise kergenduse, et aga sellega kaasneb muidugi süütunne ja halb enesetunne, et nüüd läks lappama ja siis nad hakkavad tihti ka emotsionaalsed sööjad hakkavad siis tihti nii-öelda piirama, et oota, et nüüd läks jälle lappesse. Aga see ülesöömishäire on jah, see on selline väga kontrollimatu suurtes kogustes, aga harvem, et kui emotsionaalne sööja võib isegi igapäevaselt minna hakata sööma, siis ülesööja on selline, kes võib siis kaotada selle täieliku kontrolli, noh, üldiselt vähemalt peab olema see 1 kord nädalas. Ja noh, ta ongi sellises toidukoomas ja neid on ka toodud kliinikumisse, neid ülesööjaid, et seal on siis ka kaasneb hästi tugev selline häbi või vastikuse tunne ja sinna järgneb depressioon, et tihti need ülesööjad, kes on need nagu suurtes kogustes ülesööjad, et neil on sellist depressiivset maiku nagu rohkem. Aga võib-olla korraks ütlen ka, et see emotsionaalne söömine on siis selline üsna palju lapsepõlve emotsioonidega ja käitumistega nagu seotud. Et ja selline noh, ütleme nagu naturaalne käitumine emotsioonidele, et või halbadele emotsioonidele, et noh, kui näiteks laps oled, ma ei tea, 3-aastane, nutad, on ju, siis ema tuleb ja annab sulle kohe kommi, ära nuta. Vot see võib juba olla väga selline halb variant. Et jah, aeg-ajalt me võime nagu oma last rahustada kommiga, miks mitte, aga kui sellest saab selline korduv, pidev käitumine, siis hiljem sellest lapsest võib saada emotsionaalne sööja, et seda me ei taha. Et noh, lihtsalt toon teile näite, et natuke neid siis ka nagu lahku viia. Aga ma enam küsimust ei mäleta, aga ma arvan, et ma ei tea, kes tahab veel lisada siia. Aga selle binge eating'u kohta, et kui tihti seda peab juhtuma, et see oleks nagu häire? Umbes 1 kord nädalas ongi. Binge eating'u või emotsionaalne söömine? Ülesöömine, et binge eating ehk siis ülesöömise häire ja emotsionaalne söömine võib olla seal, põhimõtteliselt see inimene võib mitu korda päevas võib juhtuda sellist asja, et läheb kohe sööb kontori, ta vaikselt seal kuskil midagi juhtus, läheb sööb jälle midagi, paneb kommikese suhu, aga ta ei söö ennast nagu üle, ta ei söö ennast nagu kooma. Et aga kas see on hull, nagu kas see emotsionaalne söömine, kas see on probleem? Ja see on probleem, sellepärast, et sellest võib kujuneda lõpuks ka söömishäire, et näiteks sa oled kogu aeg näiteks magusaga ennast rahustad, ega sa võid ju juurde ka võtta, kui sa tihti seda teed ja siis sa hakkad ennast nagu väga jäigalt piirama, et sealt siis võib kujuneda juba bulimia või anoreksia või mis iganes muud asjad veel juurde, mida me kindlasti ei taha, on ju. Et see inimene lihtsalt ei oska oma emotsioonidega toimetada ja psühhoteraapias siis õpetatakse talle, et kui me tunneme viha, et siis me ei pea minema kohe kommi järgi, et saada kohe dopamiin üles ja rahustada ennast sellega, et siis õpetatakse neid uusi toimetulekumehhanisme, mis on seotud siis, kuidas siis selle emotsiooniga toimetada. Aga ülesöömishäire on natuke selline spetsiifilisem, et see on ka bioloogiline, et tal tekib selline nagu füüsiline tung ja see on palju keerulisem, minu jaoks vähemalt,
mina ei ole kindlasti söömishäirete ekspert, et ei ole ka oma elus väga palju söömishäiretega nagu tegelenud, aga emotsionaalseid sööjaid on muidugi, et neid naisi on küllalt, kellele on võiks väga siia palju. selle emotsionaalne sööja nagu peale, aga ülesöömist muidugi binge eating ut, et mis on läinud nüüd nagu võib-olla aktuaalsemaks, et see binge eating'u sõna on nagu väga suur, eks ju, Vot, siis tegelikult ütleme kliinilises mõistes see tähendab seda, et sa tõmbad ikkagi 5 liitrit jäätist sisse ja noh, sa ei liigu, et see on väga-väga raske häire. aga kas te ei arva seda, et nagu see, et inimesel on siis nagu toitumiskava, et tal on nagu mingigi nagu struktuur, et ta teab a la, ma ei tea, nendel kellaaegadel sööb neid asju, et kas see ei või just nagu kasulik olla? Miks ma nagu seda räägin, on see, et noh, mi, mina olen aru saanud, et paljudel näiteks tekib see õhtune ülesöömine lihtsalt sellepärast, sest nad päev otsa ei ole söönud. Ja see toimubki, et tekibki tung, et mõlemad võivad ennast hakata äärmuslikult piirama. Ütleme, et hästi lühidalt teile sellest nagu üleüldiselt söömishäire psühhoteraapia omab nagu hästi suures osas nagu psühhoedukatsiooni. Ehk siis ongi, et kus inimesele seletatakse, mis on normaalne söömine, mis on toidu piiramise mõjud kehale füüsiliselt, miks sul tekibki tung siis lõpuks ja tahadki hästi palju, on ju, siis sa piirad ennast ja sa oled defitsiidis päeval. Et pannakse selline hästi suur nagu hästi ütleme üldine raviplaan kokku ja noh, haritakse väga palju häirest ja siis vaadatakse seda motivatsiooni, vaadatakse, kes on tal seal kodus, eks ju, võib-olla on elukaaslane, kes toetab sellega, et kuule, sööme koos, need kanakoivad kõik siin nüüd 2 kilo ära, on ju. Et ja ütleme, et ka kaalutakse ja tehakse muidugi kava, et lihtsalt seal ongi see, olen aru saanud, et ütleme, et kui seal on nüüd anoreksia, siis anoreksia on hoopis midagi muud, väga keerulise mehhanismiga ja sellest mina ei julgeks täna rääkida nii palju, aga et siis spetsialist peab nagu sellest aru saama, et mis siin täpselt siis on aga ütleme, sellest emotsionaalsest söömisest saab, oleme vabaks saanud küll, et see ei ole nii keeruline. Ma ise No olen, noh, jah, sorry, Irina, räägi. ei, ma tahtsin lihtsalt selle toitumiskava osas, et ma mingis mõttes saan aru, kust sinu mõte nagu tuleb, sest sina kasutad kava nii-öelda vahendina oma eesmärkide saavutamiseks. Aga mina olen hästi paljude inimestega kokku puutunud, kes ka justkui peaks kasutama seda eesmärkide saavutamiseks, eks ju. Aga neil lihtsalt on see, et seal, ma arvan, et seal on hästi palju nagu mõtteviisi ja suhtumise erinevus, et kui sa nagu võtad, eks ju, et noh, läbi selle ma, eks ju, saan oma kehakoostist muuta, aga need inimesed, kellega mina olen hästi palju kokku puutunud, on see, et see on mingi pagana kohustus, mida ta peab hambad ristis, eks ole, nagu täitma selleks, et ta saaks kaalu langetada. Ja vaat seetõttu nagu pigem ongi see, et nad tunnevad, et see on nii hull piirang, et tegelikult tahaks nagu noh, ühest küljest ongi seesama, et neil on lihtsalt harjumus, eks võib-olla süüa magusat ja nii edasi. Noh, ma olen väga palju kokku puutunud just nende näidetega, eks ju, et naised ütlevadki, et noh, tegelevad lastega ja õhtul saab lapsed magama, siis istud sinna diivanile teleka ette ja siis on ju krõpsupakid, kommikausid ligi, eks ju. Ja siis on see emotsioonide nii-öelda väljalaskmine ilmselt seal toidu kõrval. Aga noh, mulle tundub ikkagi, et hästi palju on tõesti nagu ikkagi kinni selles mõtteviisis, et nii kui hakatakse seda kava kasutama, on see mõte, et okei, nüüd ma ei tohi seda, teist ja kolmandat ja hakatakse endale keelama ja siis ongi see, et ühel hetkel, kui noh, ongi, see on ebamugav. Ja kui on ebamugav, eks ju, tahaks jälle seda, eks ju, mingit dopamiini või midagi, et oleks nagu tore olla. Ja siis ongi see ikkagi see emotsionaalne söömine, see, kuhu nagu lõpuks välja jõutakse. Ehk siis tihtipeale jah, ma ise nagu olen kuidagi selleni jõudnud, et väga suur probleem ongi nagu selles, kuidas seda kava nähakse, et kas see on nagu võimalus vahend on ju õppida targemini, eks ju, oma toidukordi kombineerima, just nimelt regulaarselt sööma või siis see, et see on nii jube kohutav piirav kohustus, mida justkui peab järgima, eks ju, et noh, sealt tekibki see suur erinevus.
see ei sobigi, ega see ei saagi sobima, see, ütleme, et kui näiteks treener või toitumisnõustaja teeb kava, noh, ega tema ei hakka sulle rääkima, mis mured tal toitumisega võib-olla on, nagu sellisel kujul, et ega nad on ju üsna hoiavad palju asju endasse ka ja siis sa teedki nagu, teed kava, sa oled kõik ära rääkinud, kõik on haritud ja siis ja vaatad, et kuidagi nagu asjad ei lähe nii, nagu võiks minna, et vot siis on see juba võib-olla toitumisnõustajatele ja treeneritele ka, et nagu hoiatusmärk, et oota, et äkki tal midagi on siis lisana, et võib-olla siis küsid siis delikaatselt nagu juurde, et kas sul on toitumisega olnud eelnevaid probleeme, et et võib-olla seal on mingid takistused, et tihti need emotsionaalsed sööjad on juba noh, ütleme nagu ma ütlesin ka, et see on väga palju selle lapsepõlve harjumuste ja käitumistega nagu seoses olnud, et seal võib olla mingi üks kindel vallandaja, ma ei tea, väike mingi trauma või mis iganes ja juba ta läheb, et tal ei ole seda teist mehhanismi üldse olnudki kõrval, et ma võin ka kellelegi rääkida oma murest selle asemel, et ma hakkan hakkan sööma näiteks. Et aga jah, et tihti nad ei räägi ka, et isegi psühholoogidele inimesed kohe ei räägi kõike et see nõuab nagu, aga kui te tegelete sellega ju tegelikult saate nende inimestega väga palju kokku, neid on väga palju, kes tulevad trenni ja toitumisnõustajate juurde, aga psühholoogi juures nad pole läbi käinud, nad isegi ei ole teadlikud võib-olla, mis asi see täpselt tal toimub seal. Et siis täpselt ongi, et tegelikult kui see asi seal ei liigu või kuidagi nagu on ja tegelikult seda stressifaktoreid ei ole nii palju, tal ei ole kroonilisi häireid või haigusi, ütleme nagu orgaanilisi häireid. No ja siis võiks juba mõelda, et mis värk on nagu. ehk siis Jah. Kerli, räägi. et jah, et naistel on väga palju neid probleeme, et mul on ka, olen nagu kokku puutunud, aga kui võtta näiteks võistlevad sportlased on ju sellest vaatevinklist, siis näiteks kui sa oled pikalt dieedil olnud ja sa tuled nagu sellest nüüd võistlused on läbi ja sul tekivad need ülesöömishood, siis mina leian, et on hästi oluline nagu inimesele öelda, et see on normaalne, et sul need tegelikult tekivad, sest et sul on hormoonid on paigast ära ja see ei ole see, et nad tihtipeale hakkavad iseennast süüdistama ja tunnevad ennast väga süüdi sellest, et jälle sõid üle, et mul ei ole tahtejõudu, et mis mõttes on ju, et aga tegelikult, kui ma nagu seletan neile, et see on täiesti füsioloogiline ja see ongi okei, et sul niimoodi juhtub, et sul on hormoonid paigast ära, sa oled pikalt defitsiidis olnud, et su hormoonid tasakaalustuvad, siis see kaob ära, vaata, et see ei jää sulle häireks, et see ei ole sul kohe häire. et siin tuleb ka nagu seda vahet vaata teha, et ta ei Jaa, ole kohe absoluutselt. häire. Et see ei ole mingi kroonilist laadi, et neid asju ikka meil on ühekordselt olnud elus, et ma ei tea, oledki mitu päeva mingit, kui paastu teinud, siis et bioloogiliselt, füüsiliselt sul on vajadus ja see on normaalne, et et jumala eest jah, et seal inimene siis. Ja Ja Kerli. emotsionaalne söömine ka, et selles mõttes ka, et vahepeal toiduga lohutada ennast on okei, aga kui see on see, et sa noh, nagu Kene sa ütlesidki, et laste puhul vaata, et kui see muutub korduvaks, et siis see ei ole okei. Täiskasvanutel ju tegelikult noh, samamoodi, et kui sa iga jumala kord lohutad just ennast toiduga, aga kui sa näiteks mõnikord lohutad toiduga, aga mõnikord sa tead, et okei, äkki väike jalutuskäik hoopis aitab või et mure kurtmine kellelegi teisele, et see on nagu samas okei, vaata, kui seda vahepeal juhtub. Ma just tahtsingi täpselt seda küsida, et kuidas siis nagu vahet teha, et mis on noh, kus sa peaksid päriselt nagu pöörduma nagu psühholoogi poole onju ja kus on nagu see, et noh, okei, ma ei tea, sul ongi see, ma ei tea, toitumiskava ja vahepeal läheb nagu lappama, et kus see nagu piir läheb. Vot see on raske, et need emotsionaalsed sööjad ei ole väga teadlikud oma käitumises. Et binge eaterid, nii-öelda ülesööjad, need on täiesti eraldi, nagu nemad on sellises dissotsiatiivses olekus nagu nagu väldivad seda teemat nagu täielikult, et see on nagu väga suur häbiasi, et keegi ei tea, et ma öösel söön 6 liitrit jätst ära, et ja pärast oksendan ja kõik on väga halb 3 päeva, et noh, see on selline väga äärmuslik.
aga jaa, et kui see hakkab sinu elu häirima ja sinu kaalu ja sinu üldtervislikku olekut, et tihti juhtubki niimoodi, et kuni elu lõpuni nad ei tegele sellega. Et ongi, see kommikarp on kogu aeg kodus ja igapäevaselt pärast tööd sa sööd selle kommikarbi alati ära. Ja seal on selline nagu vale häbi või noh, ütleme, see on nagu, nad leiavad nagu, ütleme, väga ilusa selgituse, miks see on vajalik või miks see on normaalne ka väga tihti. Et see on okei. Ma sõin ainult 3 kommi ja see on okei. see ongi nagu nii naljakas, sest ma mõtlen enda mingi lapsepõlve peale, ma ei tea, mul õhtul nagu, okei, nad siiamaani, mul vanemad õhtuti kogu aeg söövad mingit krõpsi asju või no mingit teleka ees ikka onju. Ja nagu minu jaoks lapsena nagu see oligi nagu normaalsus, vaata täna ma ei tea, ma ise nagu niimoodi ei teeks, sest ma olen võib-olla natuke nagu teadlikum ja mõtlen teistmoodi, aga ma ei tea, tegelikult ma arvan, et 90% inimestest võtab õhtul, kui nad Netflixi vaatavad, midagi nagu näksimiseks kõrvale, mis ei ole suure tõenäosusega kõige tervislikum. Kas see on siis nagu probleem? No emotsionaalne söömine tähendabki seda, et sa leevendad kindlat emotsiooni, mis on sulle nagu ebameeldiv, et seal peab olema eelnev mingi trigger. Ilma triggerita sul ei ole seda probleemi, et selles mõttes, et siis on sul lihtsalt väga halb toitumisharjumus, mis lõhub su elu lõpuks ära, saad omale diabeedi või mis iganes, et siis me ei saa sellest rääkida emotsionaalsest söömisest, et see on väga spetsiifiline ja binge eating on veel spetsiifilisem, et selles mõttes, aga ja seal vahepeal siis või enne kõike seda on siis kõik see toitumisharjumus, eks ju, et mida siis teie tegelikult, Irina ja Kelly kindlasti väga palju nagu tegelevadki, ennetavadki, et kuule, et me ei jõua sinna, et me teemegi, hakkamegi nii tegema, et mina sain ka Kellilt väga palju abi, nagu väga palju teada toitumise kohta 6 aastat tagasi, et tegelikult ma sõin nagu täiesti suvaliselt, et see aitas nagu väga palju. Et lõpuks see ju kaal ju langes, et mina võtsin 79 kilo pealt lõpuks siis 63 kilo peale, et ja õige trenni ja toitumisega. Väga tubli. jah. Ma lihtsalt emotsionaalsest söömisest rääkisin, mul lihtsalt tuli meelde mu sõbranna ütlus, mis muidugi on naljaga, aga ta ütles kogu aeg, et toit on meie vaenlane, sellepärast me peangi seda hävitama. väga hea, väga hea. Hea vabandus on ju. Õige. Aga ei, tegelikult hästi, jah, ma selles mõttes võib-olla lihtsalt ütlen ka veel, et tegelikult emotsionaalne söömine on põhimõtteliselt pea iga, ma ei tea, naise probleem, kes vähemalt minuni ka nagu jõuab, et tihti ongi võib-olla tõesti kas see siis, et ma ei tea, et ei osata enam oma emotsioone välja elada, et kogu aeg ongi see mingi scrollimine, eks ju, sotsiaalmeedia juurde tarbimine, mis tegelikult tihtipeale võimendab neid negatiivseid emotsioone. Ja siis ongi, et mina ei ole loomulikult nii-öelda selles vallas nagu nii haritud, aga pigem ongi ikkagi sellised hästi ka lihtsad vahepeal nagu tehnikad on tegelikult päris hästi mõjunud, et kas või seesama, et minul on nagu mitmed naised, et kirjuta nagu oma tunded paberile välja, mõni põletab veel ära ka, aga see ongi see, et selle asemel, et tahvel šokolaadi võtta, ta võtab selle paberilehe, ta kirjutab, eks ju, ära ja kuidagi sa saadki, eks ju, selle endast välja ja võib-olla sa ei tahagi seda šokolaadi või siis tõesti, eks ju, et mine jalutama, saad pea on ju selgemaks, mis iganes, aga lihtsalt see toit on meile nii kättesaadav, nii lihtne, eks ju, minna ju külmkapi uks lahti teha ja uuesti kinni ja uuesti lahti, et lihtsalt see jah, aga pigem jah, isegi see teadvustamisest just, et see mure mul on ju, et ma ei oska võib-olla oma emotsioonidega toime tulla, et see on ka nagu hästi oluline. Sinna hulku kuulub ka siis kognitiivne töö, et mis ongi siis see, mis mõjutab meie emotsioone, et enne on siis mõte, lõpuks on ka emotsioon automaatne muidugi, mis on väga automaatne, aga lihtsalt see kognitiivne töö, et tihti nendel naistel kahjuks ongi see, et nende nagu sügavamad tuumveendumused või uskumused endast on hästi negatiivsed, et olengi paks ja olen hästi laisk inimene ja
et pean kindlasti kaalust alla saama, siis ma alles kuulun kuhugile, et enne seda ma ei kuulu mitte kellelegi, mitte kuhugile, ma ei ole mitte keegi. Aga noh, kui sa selliseid tingimusveendumusi või fakte enda peas nagu kordad negatiivselt kogu aeg, siis sa oled kogu aeg selles negatiivses emotsioonis, mis vallandab koheselt selle automaatse käitumise, mis on sul olnud harjumuspärane, et seal tehakse väga palju tööd ka nagu kognitiivsel tasandil, et kuni siis jõutakse sinna lapsepõlvetraumani välja ikkagi ka, et kui sulle ikkagi lapsepõlves kogu aeg on paks öeldud, siis ega seda mõtet sealt välja saada on väga keeruline, jah. me jõuamegi siin, ma vaatan, meil aeg lendab seal nendest, muide kuulajale ka, me saime 48 küsimust. Ma mõtlesin, et okei, ma valin 10 küsimust seal välja, et võib-olla me jõuame 10 küsimust läbi võtta. Me oleme, okei, kui seda esimest küsimust, kuidas me tutvusime ja kõik see välja jätta, siis me oleme jõudnud praegu 2 küsimust läbi võtta. Aga me otsustasime siin naistega enne, et me pigem võtame nagu vähem küsimusi ja lähme rohkem süvitsi kui see, et käime kõik küsimused läbi, sest ma ei tea, mina olen küll praegu mingi täiesti lihtsalt nagu vau, noh. et nii palju nagu tarkust juba saanud. Et ma lähekski siin, võtaks selle ühe küsimuse veel, ma arvan, me selle jõuame veel läbi arutleda, sest see hästi haakub selle praeguse teemaga, mis me rääkisime, et ongi, et kuidas siis aru saada, et kas kõht on päriselt tühi või on tegemist emotsionaalse söömisega. Ja mind hästi huvitab see küsimus tegelikult ka, sest mina praegu, noh, kuna mina olen ka, noh, nüüd, mis on 1,5 kuud olnud peale nii-öelda võistlust, on ju, nii-öelda võistlusdieedist nagu välja tulemas, siis mina olen avastanud, et mul on see mul ei ole näljatunne või noh, selles mõttes näljatunne on mul paigas, et ma saan aru, et okei, nüüd mul on nälg ja nüüd mul ei ole nälga, aga mul ei ole täiskuhutunnet näiteks. Et kui ma siin eelmisel nädalavahetusel käisid meil külalised ja siis me käisime söömas, siis kõik teised olid peale söömist mingid, see oli väga hea ports ja kõht sai mõnusalt täis. Siis ma lihtsalt vaatan neid, ma ei tea, ma sööks veel 3 sellist portsu praegu, on ju. Et noh, jah, okei, mul on praegu natuke teine olukord, et võistlusdieedi pärast, aga tegelikult päris paljudel on see, et nad ei saa tegelikult aru, et kas kõht on tühi või siis on lihtsalt mingi isu või siis kas kõht on nüüd täis. Seda tunnet ka väga paljudel minu arust ei ole, et mis teie nõuanded on, et kuidas siis sellest võiks aru saada või kas peab üldse aru saama? Võib-olla ongi, noh, mina näiteks prepi ajal ka mõtlesin, et mul on ülilihtne, ma järgin toitumiskava, sest mul treener ütleb ette, et niimoodi ma pean toituma, on ju, ja ma tean, et tema hoolitseb selle eest, et ma saan nagu, noh, selles mõttes piisavalt palju energiat, et ma ei pea nagu mõtlema selle peale, kas mul on kõht täis või tühi, sest ma tean, et ma lihtsalt söön seda, mis ma sööma pean. Et võib-olla ei olegi vaja seda täiskõhutunnet. No kui ma nii-öelda enda mõtted võib-olla ütlen, siis noh, esiteks, mida mina enda klientidele ka olen nagu õpetanud, noh, võib-olla kõige lihtsam, eks ju, kuidas eristada, et kas see nii-öelda füüsiline nälg, emotsionaalne, ongi see, et emotsionaalne tekib tihtipeale hästi järsku ja sa tahad mingit kindlat nagu toitu, ma ei tea, et näiteks mina tahan kindlasti siis kaneelirulli. Ära neid kaneelirulli maini. Mul on täiega teema nendega. Aga jah, kui kaneelirull. mul on emotsionaalne, siis mul kaneelirullid poes isegi räägivad minuga. Võta mind kaasa. Eks ole. Aga ühesõnaga ja, et tegelikult kui sul on nagu nälg, on ju, siis sa tegelikult ikkagi vaikselt hakkad järjest seda tundma ja noh, sa võiksid süüa siis ükskõik mida, sest sul on kõht nagu päriselt tühi. Kui sul on emotsionaalne nii-öelda nälg, siis ongi seesama, et pigem võib-olla küsida enda käest, et noh, mis see on, mida päriselt vajaks, et võib-olla ongi see, et sul on, ma ei tea, kurb olla või on millegipärast raske või mis iganes. Ja tavaliselt jah, on see ikkagi mingi kindel asi. Kuskil kunagi räägiti nii-öelda brokkoli testist või õuna testist, mis iganes umbes, et noh, et kui sul on, eks ju, et nüüd tahaks nagu süüa, et kas sa oled õuna praegu nagu noh, nõus sööma, kui sa oled näljane päriselt, siis sa oled, kui sul tegelikult on see emotsionaalse söömise teema, noh, siis tõenäoliselt õun ei ole nagu see, mida sa väga tahaksid. Et pigem nagu noh, need erinevused jah, eelkõige võib-olla minu jaoks on need, mis nagu
pähe tulevad. ja no eks kindlasti tasub enne mõelda, et millal sa viimati sõid. Kui sa sõidki seal 3 tundi tagasi, siis see on täiesti loogiline, et sul võibki olla nagu füüsiline nälg, eks ole, juba. Ja tegelikult sa nagu hakkadki tundma seda jah, nagu Irina ütles, et nagu aeglaselt on ju, ja sa tunned, et vaikselt nagu energiapuudus tekib ja võib-olla ei suuda enam keskenduda nii hästi. Ja ongi täpselt, et siis võiks nagu ükskõik noh, mida süüa lihtsalt, et sa saaks energiat, nagu me oleme dieedil olnud, on ju, Laura-Liis. Et kui on ikkagi nälg, siis ongi see, et okei, ma tahaks seda brokolit nüüd 500 grammi, mitte 100 grammi süüa, on ju, et ja kana ka rohkem, on ju. Et siis sa söödki nagu lihtsalt ükskõik mida, et sa tahad lihtsalt seda energiat saada. Sind väga ei huvitagi võib-olla see, kuidas see toit maitseb, on ju, vaid et sa tahad saada energiat toidust. Selle täiskõhutunde nagu loob ju leptiin ja leptiini resistentsuse probleeme on ka väga palju. Et see küllastushormoon ei tööta nii-öelda nii õigesti, ei anna signaali, et kuule, et nüüd oled täis. Et seal võib olla erinevaid põhjuse naiste puhul. Ega ma täpselt ei oskagi nagu välja tuua. Aga näiteks kui süüakse nagu hästi kiiresti, et siis see muidugi ei pruugi anda sulle kohe seda täistunnet või süüakse liiga töödeldud toitu, et või see toidukordade nagu rütm või see vahekord on nagu igapäevaselt erinev, et see võib mõjutada näiteks seda, et jälle kuidas, kellel see keha reageerib, eks ju. Aga jah, et jah. Ja no mida madalam rasvaprotsent on, et siis ka, et ja noh, pärast võistluspreppi on see täiesti normaalne, et sul ongi leptiini tase nagu langenud. Kusjuures ma lihtsalt tahtsingi lisada just, et üks asi on see, et eks ju, kui te tulete sealt dieedist välja, et tihti ongi nagu ise ütlesite ka, eks ju, et hormoonid on sassis. Aga lihtsalt täiendan, et kuna ma ise kirjutasin oma magistritöö insuliiniresistentsusest, siis tegelikult sellega käib kaasas hästi tihti just nimelt leptiiniresistentsus. Ja samas arvatakse ikkagi, et päris suur osa ikkagi meie ühiskonnast on insuliiniresistentsed. Mina uurisin konkreetselt teatud vanuses ja sain ka ikkagi päris suure levimuse, ehk siis seal on ka kindlasti see üks probleem nagu, ehk siis tegelikult ongi see, et see küllastustunde hormoon enam lihtsalt ei toimi nii nagu võiks. Kusjuures ma olen ka just hiljuti kuulasin, et ja ma Kene korra kommenteerin ja siis ma tahan ka selle kohta küsida, et ma ise just ka kuulasin kuskilt, et ongi nagu ka geneetiliselt nagu mingitel inimestel lihtsalt ei olegi nagu need hormoonid ei toimugi nagu nii nagu peaks, ongi just leptiin ja greliin on ju, aga mis ja praegu Irina tõi selle insuliiniresistentsuse ka välja, et aga mis sa siis teed siukses olukorras? No insuliiniresistentsuse puhul, siin ongi insuliiniresistentsus on hästi palju seotud ka just rasvkoega. Ehk siis esimene asi ikkagi ongi seesama, et kõigepealt peab proovima süüa regulaarselt, et veresuhkru tasakaalu toetada. Aga siin ongi see, et tervislik kaalulangetus, aga mis kindlasti aitab, on jõutreening. Sellepärast, mida suurem lihasmass sul on, seda parem insuliinitundlikkus. Uni loomulikult, sellepärast, et uni ka mõjutab reaalselt insuliinitundlikkust ja veresuhkrutaset ja kõike. Ehk siis lõpuks ikkagi needsamad baasasjad tegelikult, mida igaüks peaks tegema. Et see tegelikult aitab. Aga kui need asjad on paigas, kui ongi normaalne uni, käid jõuksis on ju ja sööd regulaarselt, aga ikkagi on see, et täiskõhutunnet ei teki. No siis sel juhul selles mõttes, seal peakski nagu vaatama otsa näiteks menüüle, et kui kiudainerikad need toidud näiteks on, eks ole, samamoodi, et rasva ei pea täiesti ära nullima, rasv tekitab selle küllastustunde, eks ju, et siis nagu tulebki vaadata seda menüüd, et kõik sõltub, eks ju ka, et kui see on väga selline süsivesikurikas menüü, võib-olla ka kiired süsivesikud, et siis tegelikult ongi raske saavutada seda püsivat täiskõhutunnet.
et seal tekib nagu palju asju, nii nagu Kene ka välja tõi, tegelikult ka söömise kiirus väga palju nagu mõjutab, eks ju, et kas me sööme kiirelt ära või siis sööme rahulikult, aeglaselt. Ja noh, jällegi, eks ju, isegi ütleme, söömise järjekord näiteks võib mängida rolli, kuidas see veresuhkur reageerib ja nii edasi, et noh, see jällegi ka seostub selle külastustundega. Et selles osas, aga noh, ma arvan jällegi, et kui nagu võistlusdieedist väljatulek, siis ma usun, et seal on teine lihtsalt asi. ongi see, et no kannata ära veits nagu umbes. ja Jaa. see on hoopis teine asi, pluss sul on võistlustest tegelikult nagu vähe aega möödas, sest öeldakse, et võistlustest või sellest dieedist väljumine võtab umbes sama kaua aega, kui sa dieedil oled, et kuni nagu täieliku taastumiseni, see võtabki meeletult aega. Kusjuures siin oligi mul üks klient just küsis, et noh, millal ma siis uuesti lavale lähen ja ütlesin, no 2 aasta pärast on ju 2028 on praegu plaanis. Ta ütles, miks nii hilja alles? Ma ütlesin, no kuule, ma nagu taastun siin pool aastat, siis mul on vaja lihaseid juurde ehitada aasta aega ja siis ma juba olengi dieedis jälle uuesti, onju. Et ega selles mõttes ma tahan natuke elada ka vahepeal, et see taastumine tegelikult võtab aega, onju. Et vot, mul muidugi selle meie jutu peale tekkis juba 5000 küsimust jälle ja mõni küsimus oli siin ka. Me võtame selle mingi teinekord teemaks, sest mind nagu täiega huvitab see, et mida te arvate kõikidest nendest ketodieetidest, paastumisest, kõigest sellest, et kui Irina siin just ütles seda, et noh, nii-öelda regulaarselt tuleb toituda, onju, siis mul on kohe küsimus, aga mis on need, kui keegi tahab paastada, onju, et mis noh, eriti naiste puhul onju, et mul on seal ka omad mõtted, aga ma arvan, et see praegu nagu võtaks natuke, see on nii suur teema, mida me siin avaks, et ma arvan, et praegu me seda ette ei võta. Sest meil tegelikult aeg on enam-vähem täis tiksunud ka, et me umbes siin tund aega oleme rääkinud, nii et kas te tunnete, et ma räägin, me jõudsime siin tublisti 3 küsimust läbi võtta. Et väga hea on see, et me siis järgmise korral ei peagi otseselt küsimusi küsima, sest meil on veel pikk nimekiri ees. Et kas te tunnete, et te tahate praegu selle teema kohta veel midagi öelda, mis kuidagi jäi ütlemata või on teil südamel, et igal juhul meil siin kuulaja teaks veel seda, ma ei tea, mingi lõpumõte või midagi sihukest. Tegelikult siin meil vist ühele küsimusele, vaata, sa tõid välja, seal oli 2-osaline, et võib-olla hästi korraks nagu puudutaks seda, et kuidas jälgida toitumiskava ja trenni teha, kui kõik käib tõusude ja mõõnadega. Et mina nagu tahaks selle ka võib-olla ära vastata, et mina isiklikult leian, et tõusud ja mõõnad ongi nagu elu osa, et see ongi täiesti normaalne, et sul on nii tõusud kui ka mõõnad, aga nende mõõnaperioodidel pead sa ka lihtsalt nagu distsipliini pealt nagu ära tegema, kui sul on ikkagi eesmärk ja kui sa tahad endale antud lubadustest kinni pidada, et see, kui sa mõõnaperioodil teed need asjad ikkagi ära, see tohutult kasvatab sinu enesekindlust, eneseusku, et ja lihtsalt tuua välja seda, et see on normaalne, et sul on ka need mõõnad ja see on täiesti normaalne, kõigil on neid, ka meil on neid nagu, kus ma ei taha trenni minna, ma ei taha toitu trackida, aga ma teen ikkagi neid asju ära, et jah. Kusjuures mul näiteks selle toitumiskava puhul minu arust möönade ajal on isegi nagu lihtsam jälgida toitumiskava, sest mina tunnen, et see annab mulle struktuuri. Et ma ei, noh, vaata sina, Kelly, nagu track'id ise nagu onju, et see võib-olla on mingil määral keerulisem, sest sa pead iga kord mõtlema nii, et okei, kuidas need makrod, asjad onju, aga mina näiteks toitun toitumiskava järgi ja ma ei mõtle selle peale, et mida ma söön, mul ei kulu absoluutset energiat või mentaalset nagu mahtu selle peale. Ja siis ongi, kui ongi stressirikas aeg, ongi, ma ei pea mõtlema, et davai, toidud valmis, võtan kaasa ja ei mõtle. Et mul just on nagu vastupidi, et annab mõnusalt selle struktuuri ja kergem on nagu olla tegelikult. Ma tahtsin lihtsalt öelda seda, et ma täiega nagu kirjutan Kerli ka jutule alla selles osas, et esiteks mulle tundub, et inimestena me tihti arvame,
või noh, tunnetataksegi, et nii kui läheb raskeks, siis on kõik nagu, eks ju, et nüüd aitab. Ja teine asi ongi seesama just, et normaliseerida, et vahel ongi raske just nimelt, et tegelikult me ei ole keegi mingi imeinimesed, kellel on kõik alati ideaalne ja super hästi ja kui sul nagu ei ole, et siis nagu noh, eks ju, et tegelikult see ongi nagu okei, kui vahel on raske, lihtsalt ongi see, et kuidas, eks ju, sa tuled läbi, jah, praegu on nii ja kusjuures võib-olla ongi see, et mida mina näiteks ka oma klientidele õpetan, on see miinimumprojekt justkui. Ehk siis, et kui sul on nagu hästi kõik see ideaalne on ja mingid eesmärgid, mis sul on, et teed nii ja kui sul on tõesti nii-öelda raskem, siis sul on veel see miinimumplaan ka, et kus sa ikkagi tunned, et mingi väikse asja ma sain ikkagi nagu enda jaoks ära teha, et võib-olla see vahepeal aitab, aga lihtsalt jah, just seda teadvustada kuidagi, et see on okei, et on raske, et vahepeal ei õnnestu mingid asjad, eks ju, ja nii edasi. Et lihtsalt just, et noh, see, kui me midagi katki jätame, eks ju, siis ega siis me siis kohe nagu paremini õnnestuma ei hakka, et lihtsalt tulebki nagu edasi minna ja aru saada, et just nagu Kerli ütles, et elu osa. Et kõikidel, noh, väga paljudel meist ongi selline mõtteviis, et kõik või mitte midagi. Aga mina olen ka oma klientide puhul nagu, ma olen teinud neid loenguid ka, et muuta see mõtteviis ära, et alati midagi. Et always something on ju, mitte et all in or nothing. Ongi täpselt seesama, ma ei tea, Precision Nutritionis oli see kirjeldatud kui volüüminupuna, et kui sul on hea olla, siis volüüminupp on põhjas, on ju, aga kui on raske aeg, siis okei, et see volüüminuppi keerad nagu, et mis on see minimaalne, mida sa enda jaoks ära saad teha, et ongi, et lifti asemel trepp on ju, et sellised pisikesed asjad, pisikesed võidud, mida sa ikkagi igapäevaselt teed enda jaoks ära ja see tekitab sulle head enesetunnet, sest sa ikkagi oled midagigi enda tervise jaoks nagu teinud. Et sul ei ole nagu kõigele korraga käega löönud, et las minna. ja see on nii hästi, nii tervelt, elutervelt ütlesite selle välja kõik, aga jah, tänapäeva ühiskonnal on nii palju mõjutegureid ja mõjutajaid meil, et see normaalsus on läinud igasuguste piiride, et noh, kasvõi siis sotsiaalmeedia kaudu, et näed, tal on ju kogu aeg hästi, tal ei ole seda nupp on kogu aeg maksimumi peal ja jumala hästi töötab. et nii kahju on sellest, et inimeste siis jah, enesedistsipliin, eneseregulatsioon ja kõik see sõltuvusmehhanism on nii tulnud sisse ja mõjutab, aga noh, sellest me kindlasti räägime tulevikus. et kuidas see siis omakorda mõjutab ja no ma arvan, kellel on head juttu siin ajada, et noh, kui me vaatame nagu bodybuilderite pilte on ju nii motiveeriv ja mõtleme kogu aeg, et nad ongi sellised kogu aeg. Ja siis, kui ma Kelliga kokku sain, siis ma nägin, et nad ei ole kogu aeg sellised. Täitsa normaalne inimene, jah. et nad on nagu teatud perioodil sellised väga nagu mingid, ma ei tea, sooned tulevad välja, vaata. ja päriselus on täiesti normaalsed inimesed ja ka väga ilusad, et ei ole koledad. mulle on ju öeldud, et sa näed täitsa tavaline välja. et ma arvan, et selle meie teemakast või ütleme, see mõte, mida me tahame võib-olla ka siin ajada, ongi see, et tuua inimesed nagu normaalsuseni, et mis on normaalne. Reaalsusesse tagasi on ju, et ja see ongi, ma tean, meil juba aeg siin lendab, aga ma korra selle ühe mõtte veel räägin ka ära, et noh, näiteks noh, okei, see episood läheb pühapäevale laivi, on ju, ehk siis sel hetkel, kui sa kuulad pühapäeval, siis on esmaspäeval ehk siis eile nii võtta, on ju, et kui me teisipäeval siin salvestame. Mul endal oli ka sihuke ülesöömine natukene, siis ma jagasin seda enda Instas ja siis kõik ütlesid, issand, sa ei olegi kogu aeg nii distsiplineeritud. Et nagu nii paljud kirjutasid selle peale, et oota, sul ka on vahepeal niimoodi. Ma nagu, mul on ka vahepeal niimoodi. Mulle meeldivad kaneelisaiad. Kui ma läksin kohvikusse, mida ma ei ole ülipikalt teinud ja ma läksin üksinda ja noh, siis on ikka vaata raskem ennast nagu distsiplineerida, on ju. Ja noh, kuna ma ikkagi nagu olen
veel nagu hormoonid, asjad ei ole paigas ja ikka mingid isud, asjad tekivad. No siis ega ma ei suutnud selle ei öelda, siis ma võtsin kokku 4 saiakest, et no niisugused suured ikka onju. Siis ongi nagu see, et no ikka oli endal nagu halb tunne peale seda ja ikka oli see, et noh, oli nüüd vaja, sest see ei olnud nagu planeeritud ja see nagu noh, ma tundsin, et tegelikult ma ei oleks mitte nagu või noh, mitte, õnneks mul ei ole seda mingit keelamist või midagi sihukest, aga ma lihtsalt olen nagu, et no tegelikult see ei olnud praegu vajalik. Et nagu mul lihtsalt mingi emotsioon tekkis, onju. See oligi nagu nii lahe nagu näha, et kui ma siis jagasin seda Instagrami, siis inimesed olid nii nagu imestunud, et mis asja nagu, et sul ka ja nagu, mis mõttes, et sa oled ju kogu aeg mingi distsiplineeritud ja niimoodi, siis ma nagu, ma ei tea, ma suht tihti enda arust nagu lihtsalt laisklen ja noh, mingi pühapäeval planeerisin ka tööd teha, no ei teinud tööd, siis ma nagu, ma ei viitsi. Et selles Mul on mõttes sama, et nagu jah. mulle meeldib ka jagada nagu neid nagu päris hetki ka või noh, selles mõttes ma jagangi päris elu, aga just ka neid, mis mul ka valesti läheb või viltu läheb, samamoodi on mul ka ülesöömisi olnud, on ju, et või ei ole dieedist kinni pidanud ja ma olen seda jaganud ja siis nagu nii paljud inimesed on nagu kirjutanud, et et nii tore, et sa jagad, et sa oled ka Jaa. inimene, vaata, on ju, ja et nii Jaa. tore nagu samastuda või et sul ka läheb vahepeal halvasti, et sul on ka vahepeal kehva päev, et nagu ongi ja. See ongi, vot ja see ongi nagu see, et miks mulle näiteks meeldib siin seda podcast'i ka teha, et me saamegi nagu päriselt nagu rohkem süvitsi minna nende asjadega, et see noh, muidu seal Instas korra näed ühte pilti on ja tore küll, et oli kurb olla, aga noh, tegelikult see on, ma ei tea, noh, okei, mul võib-olla mitte igapäevased, aga no ikka on neid kurbi hetki ja nagu need päevad, kus sa nagu lihtsalt ei viitsi ja see ongi normaalne, aga noh, see ongi, teed ikka enam-vähem asjad ära ja trennid ja vähemalt miinimum, et kui võib-olla mitte 100% trenni ei tule, onju, et kus sa teed mingi rekordid ja asju, noh siis vähemalt enam-vähem miinimumi teed nagu ära ja vähemalt on tehtud, onju. Just. jah. Vot, aga ma arvan, et nende mõtetega me võimegi siin lõpetada. Et ma esialgu tänan teid kolme nagu, teate nagu päriselt, mulle nagu nii meeldis teid kuulata. Mul oli nagu, noh, ma juba teadsin, et ma niikuinii olen enamasti vait ja kuulan teid, siis mul lihtsalt endal nii põnev, et ja ma proovisin neid küsimusi natuke arendada siin ka, et selles mõttes mega äge, et olete nõus sellist nii-öelda kõrvaprojekti minuga, meiega koos nii-öelda siin tegema, et ma olen hästi-hästi tänulik teile ja siis siinkohal ka kuulajale, et kuulaja, kui sulle meeldis see episood, kui sulle meeldivad need naised, kes siin räägib, mulle küll tohutult meeldivad et siis olge head, et jaga see episood mõne sõbrannaga, jaga enda Insta stories ja tag'i meid ära ka. Nüüd te peate mind korra aitama, mis teie Instad on, et mul ei ole peast, et Kene, sa oled mul siin esimene. Mis on sinu Insta, et kuidas nad peaksid sind ära tag'ima? Kene Vernike Sleep Drive. Okei, ja Irina? Mul on väga lihtne, Irina.tamme. Ja Kerli? Ja mul ongi nimi Kerli Diomine. Väga hea ja mina olen @Laura-Liis M, nii et olge head, jagage, sest nagu ma arvan, et me teeme siin jällegi hea meelega jagame neid teadmisi ja see ainuke nii-öelda asi, mis sa saad meile tagasi anda, ongi see, et kui sa kas kirjutad meile või siis jagad seda, et see, ma arvan, annab meile kõigile seda motivatsiooni, et okei, me teeme siin õiget asja, et sellest on päriselt kasu ja sellega aitad meie motivatsiooni ka üleval hoida. Vot, aga ma arvan, et sellega võimegi lõpetada ja siis näeme juba järgmisel korral. Aitäh teile!